Tänases videos on juttu piltidest, mis võivad tekitada õudusnägemusi vanadest elukommetest. 1950ndatel tegi USA valitsus võltslinnasi koos mannekeenidega, et katsetada erinevate pommide tugevusi. 121 aastat tagasi ehk aastal 1900 ehitati Nevada kõrbesse suur linnak, kuhu pandi mannekeene, autosi ning ehitisi, kuid kõigil olid ümber puidust raamid. Sellega katsetati, kas inimesed ja ehitised jääksid ellu 16 kilotonnise pommi alla. Vastust pole teada. Arvatavasti ei toonud katsetused suuremat edu. See foto on üles võetud Newby kirikus aastal 1963. Väidetavalt on pildile jäänud kummitus, kuid paljud seda ei usu ning arvatakse, et tegu on kaameratrikiga, kus fotograaf on kaamerat topelt säritanud. Autor väitis siiski, et tegu on päris kummitusega. XVI sajandil ehitas munk Kabeli, kes soovis edastada sõnumit Memento Mori, mis ladina keelest eesti keelde tõlgituna tähendab mäleta, et sa sured. Kabelis on üle 5000 inimeste luustikku, mis on pärit lähedalt asuvatelt kalmistutelt. Kabeli juurde kuulub ka 2 kuivanud laipa, mis ripuvad seinte küljes, millest üks kuulub ka lapsele. Mehhiko lähedal asuv saar on eriline, kuna seda peetakse nukkude saareks ja see on täis sadu üllatuid nukke. Nukud peaks tulema austusavaldus noorele tüdrukule, kes uppus seal. Legend räägib, et inimene nimega Don Julian külastas seda saart ning kohtas seal uppunud tüdruku vaimu, kes käskis puudele riputada sadu nukke. 50 aasta pärast uppus ka Don Julian, arvatavasti samas kohas, kus ka see tüdruk uppus. Inglismaal Victoria ajastul oli kuulus surmajärgne fotograafia, et kui keegi pärast surma saab, siis tema mälestamiseks tehakse koos perekonnaga ühine foto. Pilt tundub esmapilgul täiesti tavaline, kus on kujutatud musta treppi. Tegelikult selle taga on väga räige kuritegu. Pildi nimi on kivisse söövitatud inimvari. Pildil oli tegemist mehega, kes istus Hiroshima panga ees ja samal ajal umbes 800 meetri kaugusel plahvatab aatomipomm. See mees aurustus koheselt ning temast jäi järgi ainult vari. Seda varju kutsutakse surmavarjuks. Siin pildil on näha neuroloogi, kes piinab elusat patsienti oma katsetes. Seda arsti kutsutakse esimeseks arstiks, kes võttis kasutusele meditsiinilise fotograafia. Sellist tüüpi fotograafiat kasutati selleks, et jäädvustada erakordsed saavutused meditsiinis. Muidugi soovis sellega arst ka omale kuulsust. Kas keegi pärast tema juurde minna julges, oli juba omaette küsimus. Ilusa metsa sisse ehitatud maamaja. Tegelikult on see sanatooriumiks ehitatud ning ümberringi on neid kokku 42. See sanatoorium oli mõeldud tuberkuloosi haigetele. Pilt on tehtud aastal 1948. Aastal 1918 levis ringi surmav gripipandeemia. See tappis maailmas 50–100 miljonit inimest, sealhulgas peaaegu 700 000 ameeriklast. Võrdluseks võib tuua näiteks AIDSi, mis 4 aastakümne juures tapnud 35 miljonit inimest. Või siis koroona, mis on aastaga tapnud maailmas 1,8 miljonit inimest ja 350 000 ameeriklast. Kui konkreetse pildi juurde tagasi tulla, siis pildil on Punase Risti auto koos oma töötajatega,
kes transpordib haigeid. Kõik pildid on väga sünged ja mõtlema panevad. Üks hullem kui teine. Nüüd saame aru, kui raske võis olla neil inimestel.